Räpina valla volikogus on 21 kohta. Pärast 2025. aasta sügisel toimunud valimisi moodustasid koalitsiooni Reformierakonna, EKRE ja valimisliidu Ühtne vald esindajad. Seda siis ühehäälelise enamusega. Juba detsembris hakkasid jõujooned murduma, siis kui hakati jagama hüvitisi endistele ametnikele ja määrama uusi ametikohti. Sellel istungil sai vallavanemaks reformierakondlane Mikk Tarro. Need lahkhelid põhjustasid juba selle aasta alguses olukorra, mida täna uuritakse. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo menetluses on kriminaalasi, mis puudutab Räpina vallavolikogu liikmeid, kus 5 vallavolikogu liikmel on esitatud kuriteokahtlustus. Üks kuriteokahtlustus on seotud altkäemaksuga nõustumisega ning 4 kahtlustatavat on saanud kahtlustuse altkäemaksu lubamise ja pakkumisega. Ja tegemist on olukorraga, kus volikogu liikmele pakuti altkäemaksu käesoleva aasta jaanuarikuuses volikogu istungil osalemisel sobiva ja soodsa otsuse tegemisel, mis puudutas hüvitiste maksmist endistele vallajuhtidele. Selgelt on tegemist olukorraga, kus loodeti ära kasutada volikogu koalitsiooni nappi enamust. Tegemist on konkreetse otsustuse sobivas suunas suunamise tulemusel, mille eest pakuti konkreetset hüve, konkreetset lepingut teenuste osutamiseks. Mis summadest me saame rääkida siin, on see ka võimalik praegu? Altkäemaksu suurusjärk on summas alla 40 000 euro. Kas see viidi ka lõpuni? Kas see reaalne raha liikus ka selle inimesel? Konkreetsed menetlusega seonduvad asjaolud täpsustuvad, kuid küll aga saab välja tuua, et altkäemaksu pakkumine on juba karistusseadustikus lõpule viidud kuritegu, kui sellega on nõustutud. Täpsemalt on tegu siis lepingu lubadusega ühele teatud isiku ettevõttele osutada vallale vajalikke heakorraga seotud teenuseid. Kahtluse kohaselt on see isik EKRE nimekirjas kandideerinud Vladimir Kondratjev. Kahtlustus seisneb selles, et volikogu liikmele lubati 37 000 euro ulatuses heakorratöid vastutasuna selle eest, et ta volikogu istungil hääletab hüvitiste maksmise poolt vallaametnikele. Väidetavalt jäid hüvitistest ilma endine vallavanem Enel Liin ja abivallavanem Peeter Sibul. Enel Liin on kahtlustuse alusel ka selle skeemi üks initsiaatoritest. Saame kinnitada, et need, mis on juba käinud meediast läbi, need vastavad tõele. Keskkriminaalpolitsei praegune prioriteet ongi korruptsioonikuritegude avastamine üle Eesti ja mitte ainult Narvas ja näiteks kas või antud juhul Räpinas, aga seda tehakse ja tehakse ka ennetavat tööd omavalitsustes.